tere! Kas teete midagi? Ma teen just sellist. Laua, tööpinda. Vanadest kaubaaluste laudadest, mis mul siin juba aastaid on olnud ja mõtlesin, et töötlen need lõpuks ära, ükskõik mis. Mõtlesin, mida nendega teha ja tuli mõte, et liimin neist kokku sellise liimpuidu, kus need lauad panen tegelikult püsti, tihedalt üksteise kõrvale. Ja tõmban need kokku, nii et sellest tekib tõeliselt massiivne tööpind. Selline plokk. Ja mõtlesin, kuidas seda teha, sest iga kaubaalus oli muidugi erinev. Iga laud oli erineva pikkuse, paksuse, laiuse ja kvaliteediga või pigem kehva kvaliteediga, isegi erinevatest puiduliikidest. Nii et ma pidin kõigepealt palju sorteerima. Ja lõpuks selgus, ma isegi ei tea, kui palju neid laudu tegelikult on, aga et ma võiksin neist saada 750 millimeetri laiuse. Siis ma tegin kindlaks selle paksuse. Iga laud oli erineva paksusega, kõige paksemad oli peaaegu 22 millimeetrit, kõige õhemad arvan, et 18 ja oli tore kõik see ühtlasele paksusele viia. Ja ma ei tahtnud üldse seda höövelpingil tasandada, et saada silepind, sest ma kaotaksin palju materjali ja see on tarbetu. Piisab, kui see läbi lasta, et kogu pikkuses ja laiuses oleks sama paksus. Aga kui see on natuke kõver, pole hullu, sest liimimisel tõmbub see lihtsalt kokku. Nii et mõned lauad tegin umbes 1,20, mõned 20 ja kõige õhemad on minu arvates umbes 17 millimeetrit. Sellel pinnal ma siis vaheldan neid kuidagi. Teine asi on laius. Mõtlesin, et tahaksin, et see tööpind oleks lõpuks vähemalt 50 millimeetrit paks. Nii et lõpuks õnnestus mul neist erineva laiusega laudadest välja lõigata 60-seid. Mul on siis sentimeeter varu lõplikuks tasandamiseks, sest pärast liimimist hakkan seda veel tasandama. Mis puutub pikkusesse, siis see oli üsna kindlaks määratud, sest kõige lühemad lauad olid 800 millimeetrit, nii et lõikasin kõik 800. Peale, mis sobis üsna hästi, sest enamasti olid pikemate laudade otsad niikuinii mõranenud või seal olid naelaaugud ja nii edasi. Nii et see on tulemus. Selleks piisas mul höövelpingist. Ma ei hööveldanud seda, siis lõikasin selle laua saepingi abil sirgeks. Seejärel tegin selle 60 millimeetri laiuseks. Ja lõpuks jäi veel lühendamine. Alati lõikasin kõigepealt ära selle, mis ei näinud ilus välja, ja siis lõikasin selle 800 millimeetri peale. Ma arvan, et kui see kokku tõmmata, siis jääb see ka umbes 800 peale ja lõpuks võiksin sellest välja lõigata 750 korda 750 millimeetrit plaadi. See liimimine saab olema väljakutse minu vanadele Unimaxi klambritele, mis on selleks täiesti suurepärased, sest tänu sellele robustsele i-profiilile loovad need teile tegelikult ideaalselt sirge aluspinna, mille külge saate vajadusel veel ülevalt kinni tõmmata. Lisaks on need minu arvates super hinnaga, sest see 15-sajane maksab minu meelest 1500 krooni. Proovige leida nii pikka ja lisaks nii robustset klambrit, rääkimata mõnest kaubamärgist nende rahade eest. Nii et hinna ja jõudluse suhe nende klambrite puhul on lihtsalt hämmastav. Ja lõpuks ka patriootidele. Olin otse nende klambrite tootmise juures Unimaxis, kus see profiil ja need avad lihtsalt käsitsi valmistatakse. Nii et see on Tšehhi toode, super hinnaga ja peamiselt suure kasutusväärtusega. Nii et ma arvan, et see on tõesti nutikas asi. Ma ei kasuta seda väga tihti, võib-olla on see kahju. Nii et nüüd saan jälle sõna ja ootan seda üsna põnevusega. Mul on kokku 3, mis selle laiuse jaoks on küllaltki piisav. Ja liimi kulu saab olema ilmselt suur, sest see on siiski üsna suur pind. Nii et võtan oma galooni, tidepointi ja asume tööle. Neid laudu on 46, mis tähendab 45 liimitud pinda kogu pindalaga 2,16 ruutmeetrit. Ja proovisin seda selle silikoonist spaatliga, samuti Rocklerilt, millest ma muidu ei loobu, aga see polnud piisavalt kiire. Selle rullikuga, kui ma sain õige võtte kätte, siis tõmbasin ühe korra sinna, teise korra tagasi ja oligi tehtud. Aga peate ikkagi kiirustama, sest vahe esimese määritud osa ja viimase vahel võib olla umbes 10-15 minutit ja see on liimi avatud ajapiiril.
Viimane asi. Kui ma arvasin, et umbes 250 milliliitrit liimi oli vaja, siis ma arvan, et ma ei eksinud palju. Niisiis. Nii et see ei liigu üldse. 1. Seda ei pea eriti pingutama, see on lihtsalt selline kaitse selle vastu, et see lihtsalt lahti ei tuleks. Nii ja jälle pingutame. Teisel päeval hommikul. Nii ehk nii. Oleme valmis. Lõdvendame klambreid. Näete, kes määrib. See sõidab. Vägev. Oh issand. Paneeli ühekaupa paigaldamine oli naljakas, aga nüüd on lõpuks tunda, et see midagi kaalub. Muide, need klambrid, mida ma uurisin, kaaluvad igaüks 13 kilo. See ei ole just kerge asi, aga see on lihtsalt hind selle tugevuse eest. Pean veel mainima, et neid toodetakse kahes, teises pikkuses, nimelt 2 meetrit ja 3 meetrit. Need 15-sed on tegelikult see jäme pikkus, kuid nad suudavad haarata ainult 1250 millimeetrit. See tähendab, ma eeldan, et 2-meetrine suudab haarata 1750 millimeetrit ja 3-meetrine suudab haarata 2750 millimeetrit. Lihtsalt, et teaksite, millesse te end segate. Mis puutub sellesse paberisse, siis panen selle sinna. Seetõttu, et välja voolav liim, olgu see siis pealekandmise ajal või hiljem pressimise ajal, määriks mul need klambrid. Ära, mida saaks muidugi lahendada sellega, et katan need profiilid. Näiteks mingi teibiga. Aga sel viisil on kaitstud ka laud. Selle all. Nüüd tekib muidugi probleem. Kuidas see ära saada? Nii et vähemalt niimoodi jämedalt maha rebida. Tore on see, et teil on ikkagi ökoloogiline materjal, mida saate lihtsalt mitte taaskasutada, aga hävitada. Kui panete sinna mõne plastikule, siis on see muidugi probleem. Ainus, mida pean enesekriitiliselt tunnistama ja millega ma natuke arvestasin, on see, et ma ei püüdnud üldse siin seda risti hoida, nii et tegin seda lihtsalt silma järgi ja on näha, et ma eksisin siin umbes sentimeetriga, aga seal on ikka 5 sentimeetrit. Varu, nii et ma arvan, et saan sellest ruudu. 750 korda. 750. Täiesti rahulikult tehtud. Nii et sellega olen rahul. Ja te võite mõnes järgmises videos oodata nii suure pinna. Tasandamist. Höövelisse ma seda tõesti ei saa. Õnneks olen ma selleks hetkel varustatud. Ja et ma ei unustaks, kõikide toodete lingid, mida ma selle tööpinna valmistamisel kasutasin, leiate video all olevast kirjeldusest. Aitäh, et vaatasite. Olge tubli ja tehke midagi